Ja läheme programmiga edasi. Meie järgmine külaline esineja on Ann Vool, kes on MTÜ Emale asutaja, doula ja imetamisnõustaja. Tema ettekande nimi on lapsevanemate ülesannete omavaheline võrdne jagamine, vanemapuhkus, kodutööd, lapsehoid ja mental load ehk siis vaimne koormus. Palun. Tere päevast, austatud kuulajad. Minu nimi on Ann Vool ja ma olen ka ise 2 lapse ema. Kui ma tänaseks ettekandeks valmistusin, siis ma teadsin, et ma saan sellega kindlasti ilusti hakkama. Aga siis mu käest küsiti korduvalt midagi näksida, juua. Kellelgi oli vaja abi vetsus käimisega. Paar tüli tuli lahendada ja mõnele muhule peale puhuda ja siis mul lihtsalt läks järg sassi, kus ma pooleli olin jäänud. Loomulikult on tegemist naljaga, aga nagu me teame, siis päris elul on huumoriga tihtipeale rohkem seost ja lapsevanemad kõik teavad seda tunnet väga hästi. Mis te arvate, mis on maailma kõige vanem amet? Mul on alustuseks küsimus teile. Et kui ma olen loenguid teinud, siis ma olen seda aeg-ajalt ikkagi küsinud. Ja kes siis täna veel ei tea täpselt, mis asi see tuula on, siis mina arvan, et tuula võibki olla vabalt üks vanimaid ameteid, sellepärast, et nii kaua, kui naised on sünnitanud, siis on kindlasti teised naised nende kõrval seisnud. Ja vanakreeka keelest tuula siis tähendab naist, kes on teenimises. Ja läbi oma töö, tänapäeva mõistes on selle definitsioon siis selline, et me oleme mitte meditsiinilised professionaalid, me oleme koolitatud ja kogemustega. Ning minu töö seisneb selles, et ma töötan peredega läbi erinevate vanemlusetappide. Ja näiteks ma võin töötada perega koos siis raseduse ajal, ma võin olla nende jaoks olemas sünnitusel, aga ka pärast lapse sündi, mis tähendab, et minu vaade vanemlusele ja tänastele probleemidele võib kesta siis läbi erinevate etappide ja see on iga pere enda küsimus, kui kaua siis meie nii-öelda koostöö või suhe kestab. Paratamatult selle tööga seoses olema hakanud rohkem mõtlema, et kuidas võiks oma kliente, lapsevanemaid ja tegelikult ka iseennast võimalikult hästi toetada. Ja täna olen ma siin natukene 2 rollis, et tuulana töötan ma peredega tervikuna ja MTÜ Emale esindajana üritan ma rääkida just kriitilisematest muredest, mis on ka minu enda elu ja paljude teiste naiste elude poolt juhitud küsimused, et tahaks rääkida palju pikemalt. Aga MTÜ Emale sai siis asutatud paar aastat tagasi ja eesmärk on tuua ühiskonnas välja muutusid ja parandada elu siis tegelikult kõikide lapsevanemate jaoks. Mis asi see võrdne vanemlus minu arvates on, et kui ma seda kuulsin, seda sõnapaari või mõtlen selle üle, ma hästi soovin, et see ei oleks vastandamine, kus räägitakse emade õigusest rohkem raha teenida või isade õigusest rohkem lapsega aega veeta, vaid ma tahaksin, et see on selline koht, kus me räägime ikkagi lapse vajaduste põhiselt, sest et täiskasvanute ülesanne on lapsi kaitsta, nad ei saa ennast ise kaitsta ja mulle hästi meeldiks, kui see fookus oleks selle peale, et lastele võimalikult pakkuda turvalist ja meeldivat elukeskkonda, mitte omavahel vaidlemisele keskenduda. Kui on 2 emotsionaalselt küpset täiskasvanud, kes omavahel saavad hästi asju lahendatud, siis hoolimata sellest, kas nad elavad koos või nad elavad lahus, on võimalik ju enamasti leida kõikidele olukordadele head lahendused. Küsimused ja probleemid tekivad rohkem siis, kui kerkivad konfliktid. Ükskõik, kas need vanemad veel elavad koos või ei ela. Ja laste vajadused on ilmselgelt erinevad vastavalt nende vajadusele. Aga nagu ma ütlesin, et lapsel on eeskätt õigus siis turvalisele elule.
mõned ideed siis, kuidas minu meelest oleks parem vanemaid toetada. Sünnitoetajana ilmselgelt, olles ise sünnitustel viibinud, olen ma seda meelt, et sünnitus on perekonna suur sündmus, mida tuleks tähistada või ellu viia ühiselt. Kui sünnitusmajad Covidiga seoses keelasid isadel sünnitusmajja mineku, siis minu õiglustunne sellega sai nii-öelda suure põntsu ja ma mõtlesin, et sellest on vaja rääkida, et kui oluline on emade jaoks see, et sünnitusel viibib kaasas turvaline inimene. Valdavalt on see nende jaoks abikaasa, partner ja lapse isa. Aga samamoodi on isade jaoks oluline selle sündmuse juures viibida, sellepärast et sealt saab alguse tema side lapsega. Nii et mina ka sünnitaja kampaania sündis sellest soovist, et isa ei ole lihtsalt tugiisik sünnitusel, vaid isa on osa sellest perekonnast. Ja näiteks tuulana olen ma korduvalt näinud seda, kuidas meie toetame seda tervikut ja seda ei tohiks lõhkuda. Kui sünnitusel saab naine või mõlemad vanemad näiteks emotsionaalse trauma, siis võib tema edasine vanemlusteekond olla väga keeruline. Kui aga sünnitust kogetakse perena tervikliku ja meeldiva kogemusena, siis annab see palju enesekindlama ja meeldivama alguse sellele vanemluse teele ka. Kogukonnast on täna palju räägitud ka juba, aga Ester Perel on väga kogenud baariterapeut ja tema ütleb küll abieluvannete kohta seda, et me ei tohiks panna ühele inimesele kõiki ootuseid. Ja ma väga sooviksin, et me mõtleksime tõesti sellele, et kuidas me täna saaksime rohkem liikuda sinna, et kogukond toetaks vanemaid. Kas need on siis kogukonnakeskused, kus vanemad saavad omavahel sõbraks või mõtleme me muid loomingulisi viise välja, kuidas vanemad saaks rohkem veel jagada, et see ei oleks ainult ka ema-isa peal, vaid tõesti laiema kogukonna peal see laste kasvatamine. Siin on üks pisidetail veel, mida ma just sünnitoetajana ja imetamisnõustajana näen, kuna ma töötan hästi pisikeste beebidega ja nende emadega ka, siis see, et kui ema on läbi põlenud, väsinud, magamata, siis ärme paku talle esimese asjana seda, et ma võtan beebi ja lähen su juurest minema või mine sina kodunt ära mingiks pikemaks ajaks, kui see ei ole ema soov. Ma näen seda soovitust tehakse päris tihti, aga mõnele emale võib see tähendada hoopis ärevust. Et kui me räägime rinnalastest ja pisikestest beebidest, siis alati tasub küsida ema käest, et äkki ta vajab hoopis abi kodutööde tegemisega, lapse hoidmisega siis, kui ta on ise lapse juures samal ajal. Ja kui me lapsevanemaks saame, siis tänapäeval on täiesti tavaline või aktsepteeritud see, et me astume sellesse ametisse omaenda isikliku pagasiga. Ma tean, et kui mina olin beebi, siis oli Benjamin Spock kõva autoriteet. Ma arvan, et see ei ole väga tugev alus täna hästi laste kasvatamiseks. Mina leian, et meil võiks olla lapsevanematele head koolitused juba siis, kui on alles beebi ootus käsil, et see teekond oleks võimalikult sujuv. Ja kui me räägime sellest, kuidas ma näen veel oma klientidel nii-öelda seda raskuskohta, et kui neil on mingi olukorraga keeruline, aga nad millegipärast ei taha abi küsida, siis ma olen oma mõtetega jõudnud sinna, et võib-olla see tuleb natuke meie koolisüsteemist, sellepärast et koolisüsteemis, kui me teeme kellegagi koostööd, siis seda nimetatakse spikerdamiseks. Ja mulle tundub, et ma näen oma klientidel seda, et vahel nad tunnevad, et nad kukuvad läbi, kui nad paluvad abi. Aga reaalsus on see, et lapsevanemaks olemises või isegi tööl käies me tegelikult vajame ju teiste inimeste abi, et ma väga loodan, et see mõte muutub inimeste jaoks. Rääkides natukene vaimsest koormusest, nagu ma ka ütlesin, et alguses kohe, et igasugused katkestused meie tegevuses on hästi väsitavad ajule ja kui me töö juures oleme harjunud, et meil on ülesanne, me lõpetame selle ära, saame valmis, siis me saame selle eest ka kiita. Koduses elus on palju raskem seda saavutada. Me võime saada hästi vastuolulisi soovitusi igalt poolt, infot on palju. Väga palju on vaja kogu aeg otsustada, ette mõelda, meeletud nimekirjad meie peas, millal laps kasvab riietest välja, kellele maitseb mis toit, kus on mingisugune üritus, kuhu peab minema.
see meeletu mõttetöö, mis käib ühe lapsevanema töö juurde, seda ei ole näha, aga tegelikult võib see võtta vahel nii palju koormust. Ja kui ma olin ise noorem, siis ma kuulsin vahel täiskasvanud naisi ütlemas, et nad ei taha isegi enda tehtud sööki enam süüa, sest see ei maitse neile. Ja täna ma saan aru, et ka see võib olla näitaja sellest, et ema on lihtsalt vaimselt väsinud nendest pidevatest otsuste tegemistest ja kellegi kriteeriumite täitmisest. Kui naine on just sünnitanud, siis mõjutavad teda ka tugevalt hormonaalsed muutused ja lapse sünd on laias laastus ikkagi kriis ehk väga suur elumuutus. Ja taaskord, kui ma värskete lapsevanematega räägin, siis ma hoiatan neid, et teid võib tabada selline asi nagu eduelamuste puudumine. Ehk siis justkui päevade kaupa sa teed midagi, aga seda tulemust on väga raske näha. Ja siis ma olen neile ka soovitanud, et iga kord, kui sa saad oma lapse toidetud, siis kiida ennast. Kui sa õhtul tunned, et ma olen terve päev teinud mitte midagi, siis vaata oma ilusat last ja mõtle, et tema on siin, ta on elus, mina olen elus ja tähista kas või seda, et sellistest kummalistest ja teistmoodi asjadest tuleb hakata nägema enda võitusid lapsevanemana. Nüüd mul on aga väike küsimus, et kui me istuksime saalis, siis ma paluksin teil käsi tõsta ja ma näeksin seda, aga nüüd te võite kodus lihtsalt mõttes märkmeid teha. Kui paljud teist on viimase 2 nädala jooksul oma pereliikmeid siis autoga transportinud, kui paljud teie seast on käinud toidupoes või riidepoes kaupasid ostmas, kui paljud teist on teinud süüa, koristanud, vahetanud voodipesu oma pereliikmete heaks. Kõik, kes te ütlesite selles nimekirjas mõningaid või kõiki jah, siis teadke, et meie majandussüsteemi mõttes sellel ajal te puhkasite. Te ei teinud mitte midagi, te ei loonud lisaväärtust. Ma ei tea, mis tunne teil on seda kuuldes. Ma väga soovitaksin kuulata Marilyn Waringu TED Talki, kus ta räägib sellest, kuidas SKP süsteem, mis loodi 50ndatel lääne meeste poolt, tegelikult tänases ühiskonnas ei aita kaasa kuidagi, võiks öelda ka võrdsele vanemlusele. Kui SKP-s lihtsustatult öeldes arvestatakse ainult tooteid ja teenuseid, kus vahetab raha omanikku ehk makstakse siis mingi toote või teenuse eest, siis seal ei ole arvesse võetud just nimelt lastehoidu ja kõiki koduseid ülesandeid. Kui aga Austraalias näiteks mõõdeti ajakasutust, siis selgus, et Austraalia number 1 majandussektor on tasuta lastehoid, number 2 sektor on ülejäänud tasuta tehtud kodutööd ja alles siis tulevad pangandus ja kõik need muud uhked asjad, millega me oleme harjunud. Nii et kui te oleksite ostnud sisse viimase 2 nädala jooksul neid teenuseid, siis oleks see SKP-sse sisse läinud, aga täna, kui te teete oma pere jaoks asju, siis see nii ei ole. Ja sellepärast sai MTÜ Emale jaoks loodud kalkulaator, et kodune vanem, kes täna siis teeb igasuguseid ülesandeid, võib mängida mõttega, et kui ma saaksin oma töö eest panust, kui seda võetakse ühiskonnas arvesse, kui rahalise nii-öelda vahetusena, siis milline võiks olla minu päeva või kuu või aasta palk. Ja see muutus tegelikult, et me hakkaksime seda tööd arvestama, minu arust väga oluline ka võrdse vanemluse juures. Ja tegelikult siia ma tahaksin tuua ka sisse elatissüsteemi, et kui me eeldame, et ainult üks lapsevanem hoolitseb lapse eest, selles mõttes laps elab temaga ja teine vanem ei tee väga palju, siis tänapäeval peetakse ühiskonnas täiesti mõistlikuks, et mõlemad vanemad peavad teenima võrdselt raha, mis kulub laste kulutuste katmiseks. Aga millegipärast ei võeta arvesse kogu seda ajalist, sisulist, mõttelist, just seda vaimset koormat, mida see vanem peab tegema, et last reaalselt üles kasvatada ja elus hoida. Ja ma arvan, et see peaks muutuma. Siit me jõuame tegelikult ka selle juurde, et lähisuhtevägivalda on täna ka juba mainitud, aga see on just MTÜ Emale seisukohast minu jaoks väga oluliseks saanud, et kui näiteks autojuht täna sõidab joobes, siis ta peetakse kinni, ta saab trahvi. Aga kujutage ette siis näiteks olukorda, kus kiiruse ületamise eest trahvi ei ole võimalik teha. Kuna trahvi ei tehta, siis ei koguta ka statistikat selle kohta, kui palju meil on kiiruse ületajaid ja seda peetaks normaalseks. See tundub meile täna imelik. Küll aga on Eesti politsei kodulehel ohvriabis igal pool üleval see info, et meil on 4 lähisuhtevägivalla liiki,
aga nendest reaalselt siis seaduseid nende menetlemiseks on ainult 50%. Majanduslik ja vaimne vägivald on seadustest nii-öelda veel väljas, neid ei ole korralikult kirja pandud, neid ei saa menetleda. See tähendab, et ei koguta ka statistikat ja väga suur probleem selle juures on see, et inimene võib elada näiteks vaimselt või majanduslikult vägivaldses suhtes aastaid, enne kui ta saab aru või suudab endale tunnistada, et see üldse on probleem. Ja kui me räägime isadest, kes ütlevad, et nende lapse ema näiteks ei võimalda neil kohtuda lapsega ja manipuleerib temaga, siis see on samamoodi oluline, miks on vaja neid seaduseid, kus me saame majanduslikku või vaimset vägivalda arvesse võtta. Aga mina siiamaani olen kuulnud valdavalt naiste lugusid, kus siis tõesti manipuleeritakse ja ei keskenduta üldse laste vajadusele. Ja kui me arvame, et abielu võiks näiteks aidata siin, siis reaalsus on see, et täna üle poole lastest sünnivad juba vabaabieludesse ja ma tean kahjuks ka väga paljusid näiteid juba, naised on minu juurde pöördunud, kellel on vägagi jõukad ja edukad mehed, aga peale lahkuminekut jäävad need lapsed ja emad siiski tänavale. Et me peame hakkama selliseid asju ka märkama, kui me tahame rääkida võrdsest vanemlusest. Ja Daniel Pollack on öelnud sellise tsitaadi, et üks vanem võitleb kontrolli üle ja üks vanem võitleb oma laste turvalisuse eest. Ja seda vahet ei ole raske märgata, kas meil on tegemist vägivaldse lapsevanemaga või lihtsalt inimestega, kes vajavad natuke spetsialistide tuge ja juhtimist. Ja väike lugemissoovitus ka Lundi Bancrofti raamatu näol. Täna mulle tundub, et emade jaoks ühiskonnas on need valikud natukene sellised, et ma pean valima, kas ma olen hea ema ja teesklen, nagu ma ei käiks tööl, või ma olen hea töötaja ja ma peaksin teesklema, nagu ma ei oleks ema. Ja nagu ma juba enne ütlesin, et kui me hakkaksime võtma arvesse ka koduse vanema panust, siis ma arvan, et see suur lõhe võiks hakata vähenema. Minuni jõudis ka mõni aeg tagasi juba huvitav info, kuidas vahel võib feministlikku liikumist ka naiste kahjuks kasutada. Ja siin on pilt Edward Louis Bernast, keda nimetatakse PR-i isaks ja kes tegelikult siis, kelle poole pöördusid kunagi sigaretitootjad, et küsida tema käest, kuule, et me tahaksime müüa naistele suitsusid, aga need haisevad, need on vastikud ja naised ei taha neid üldse osta. Kuidas me peaksime seda neile müüma? Ja tema siis andis neile hüva nõu, et rakendage feministlik slogan oma müügi juurde, öelge naistele, et kui sa oled iseseisev naine, siis sa võtad sigareti kätte. Ja mis te arvate, kas see õnnestus neil? Loomulikult läks see hästi läbi. Ja kui ma täna siis imetamisnõustajana vaatan seda, et mis olukord on meil rinnaga toitmisega Eestis ja ülejäänud maailmas, siis tegelikult mulle tundub, et sigaret on asendanud kunstpiima ja lutipudeliga, kus naistele võib-olla vahel liiga turundatakse seda, et anna see pudel, las isa või keegi teine pereliige toidab last pudelist ja sina ära näe selle raske asjaga vaeva. Imetamisnõustajana, uskuge mind, ma tean, et kui me räägime, et imetamine on loomulik või naturaalne, siis selle sünonüüm ei ole lihtne. Seal on väljakutseid, aga ma väga tahaksin, et me võitleksime selle eest, et emadel oleks piisavalt infot ja toetust ühiskonnas. Imetamine lapse esimesel eluaastal võib võtta täis töökoha, rääkimata siis ülejäänud ülesannetest, mis lapse kaasamisega käib. Ja tervise suhtes minimaalselt aasta on ikkagi Maailma Terviseorganisatsiooni mõttes oluline. Siin on lihtsalt mõned näited ka sellest, et kuidas me võiksime emasid paremini veel toetada, et nad saaksid ikkagi rinnapiima anda. Kui näiteks perearsti kabinettidest saavad beebide emad kaasa kunstpiima reklaame, võrreldes siis minu enda lapse 3-aastase kaalunumbritega, kui anti juba ilus valge paber. Et kas me saaksime midagi teha selleks, et kaitsta emade ja laste imetamisteekonda paremini? Rasedus ja sünnitamine, selle kohta vahel öeldakse, et see on ime, lapse sünd on ime ja ka selle üle olen ma mõelnud, et minu meelest tuleks rohkem keskenduda sellele, et see ei ole ime, mis on justkui üleloomulik või arusaamatu, et kuidas see üldse juhtuda sai, vaid see on tõeline töö. Kui me võtame kas või Briti kuningakojast Kate Middletoni, kelle kohta on teada, et tal on väga rasked rasedused, siis see ei ole ime. Kui mõne jaoks on üle mõistus, et lennuk tõuseb õhku, siis ta võib ka öelda, et see on ime, aga see on kellegi töö ja vaev tegelikult.
ja lõpetuseks, nagu ma ütlesin, me ei saa rääkida võrdsusest ühiskonnas, kui nii suur osa nii-öelda majandussektoritest on nähtamatu ja me peaksime ise hakkama ka enda aega naistena, mis me kodus veedame, rohkem väärtustama. Et see on võrdne sellega, kui keegi käib tööl. Ja kui naine tahab tööle minna, siis tal on loomulikult selleks igasugune õigus. Ma pooldan 100% seda, et iga perele peaks lähenema personaalselt ja igaüks võiks ise valida, kuidas ta oma pere sees neid kohustusi siis jaotab. Oluline on see, et me hakkaksime kõikide lähisuhte vägivalla liikide kohta statistikat uurima ja koguma ja keskenduksime alati ikkagi laste heaolule. Aitäh teile kuulamast! Aitäh, on nii julge ja elulise ettekande eest. Ma tahaksin küsida, kui nüüd olukord on selline, et imetav ema on väikeste lastega kodus ja ta on terve päeva põhitöökohana imetanud, aga kõike muud teinud sinna kõrvale. Ja mees tuleb koju töölt rampväsinud. Ja ta ei ole ka öösiti hästi magada saanud, sellepärast et kodused ööd on tegusad. Et mis siis saab, et kuidas seda olukorda leevendada, kui see lihtsalt tundub nii paratamatu, et tegelikult on mõlemad rampväsinud ja väljapääsu justkui pole. Kas see situatsioon tuleb sulle kuidagi tuttav ette? Ja tuleb ikka. Ma alles hiljuti vestlesin ühe naisega, kes elab Rootsis ja nad kolisid oma mehega sinna ja ta ütles, et meil ei ole siin ühtegi sugulast, meil ei ole siin tugisüsteemi. Osa globaliseerumisest on täna see, et sa võid leida endale välisriigist armastuse, saada lapsed ja siis avastada, et sa oled täiesti üksi ja täiesti läbi põlenud. Ja tegelikult minu süda alati murdub, kui ma seda kuulen, sellepärast, et ma tean väga hästi, mida need naised tunnevad. Ma ise lasin endal samamoodi esimese lapsega läbi põleda. Mida ma oma klientidele, kellega ma räägin, ikkagi olen soovitanud? Ma olen soovitanud seda, et esiteks julgegi endale ikkagi tunnistada, et see ei ole läbikukkumine, kui sa vajad abi. Ja teiseks tuleb minna loominguliseks. Tuleb hakata vaatama oma lähikonnas ringi. Äkki ma saan oma sõbrannadele öelda, et kui sa teed perele süüa, äkki sa teed näiteks iga kolmapäev suurema poti ja tood meile ka. Äkki on lähikonnas võib-olla mõni vanem inimene, kes tunneb ennast samamoodi üksinda ja äkki ta tahaks aidata või äkki on mõned keskkooli tüdrukud või poisid, kes tahavad käia abis koristamas või muru niitmas. Et ma arvan, et mul ei ole veel täna sellist head terviklikku lahendust, aga ma üritan neile lihtsalt öelda, et julgege abi küsida ja julgege oma lähikonnas vaadata, et kust te neid ressursse juurde saaksite ikkagi. Need olid toredad näited sellest loomingulisest siis kogukonna loomisest. Kas sul on endal väike edulugu rääkida võib-olla oma 2 lapse kõrvalt, et mis nipp on hästi töötanud? Ma olin väga õnnega koos selles mõttes, et kui mu teine laps sündis ja minu laste isa veetis tööga seoses palju aega välisriigis, siis meil oli kodus nii palju ruumi, et ma sain oma ühe sõbranna võtta meie juurde elama, kes siis mõned päevad nädalas aitas mind laste hoidmisega ja ma ütlen ausalt, et see oli väga suur kingitus minu vaimsele ja füüsilisele tervisele. Aga nüüd tagasi selle imetamise juurde, millest sa oma ettekandes ka rääkisid, et kuidas saaks ikkagi imetamist ja töötamist ühildada, kuidas sa suhtud sellesse, et ema siis otsustab näiteks võib-olla hoopis siis pumbata rinnapiima ja anda kellelegi teisele, et ta siis pudelisse ta annab, et kui palju mänguruumi sa iseenda jaoks näed, et sa tunned, et see on nagu õige ja hea? No tegelikult on see, et meie taaskord see müügikampaania käib alati nii, et pudelid seostatakse lapse toitmisega.
kui laps on nii vana, et ta juba sööb lisatoitu, siis ei ole meil lutipudelit asjasse vaja üldse segada. Ja kui ta on alla nii-öelda poole aasta ja ta lisatoitu ei saa, siis tegelikult võib hoopis lapsele pudeli asemel anda süstlast rinnapiima. Ja siis ta ei võõrdu rinnast, sellepärast et pudeli ja rinna söömise vahel on väga suur erinevus. Kui ema tahab tööle minna, siis me kindlasti leiame selle perega koostöös alati need võimalikud lahendused, aga minu soovitus on see, et katsuge vähemalt korra päevas see laps saada otse rinnale, et lapse kehast sülg läheb ema rinna kaudu ema kehasse, ta toodab just selle lapse jaoks vajalikku piima, antikehasid, et jääks see rinna ja lapse side alles. Ja põhimõtteliselt siis võib tööl käia, aga see pudel võib lõigata sinna väga tõsiselt vahele, et võiks nagu muid meetodeid siis kasutada. See on minu soovitus. Oled sa näinud selliseid edukaid näiteid, kus ema toitab rinnaga pikemat aega, võib-olla rohkem kui 1,5, rohkem kui 2 aastat ja samas on tegus ka töiselt? Ma tean küll pikaajaliselt imetavaid emasid. Ma siinkohal võin ka tuua enda näite. Ma ise, minu vanem laps sai 3 aastat rinnapiima ja noorem laps on üle 4 ja ta tegelikult siiamaani saab rinnapiima. See seos, mis inimeste peas vahel tekib, on see, et kui laps pikaajaliselt saab rinda, siis me peaksime teda toitma rinnaga sama tihti nagu vast sündinud. Aga tegelikult pikaajaline imetamine võib tähendada seda, et laps saab 1 korra päevas seda rinda. Et need käärid ei ole väga suured üldse ja seda on võimalik pikaajaliselt teha, aga tuleb nendest vaheetappidest üle saada, et tegelikult ainult mitte alguses ei ole vaja perel nõustamist või emal nõustamist, et siuksi komistuskive võib olla selle pika tee jooksul ka lihtsalt. Publikust on tulnud küsimus mental load'i kohta, ehk siis eesti keeles me enne arutasime, et kas sellel on mingit sellist täpset vastet ja võib-olla on, aga me jõudsime siis vaimse koormani ja mis on nagu natuke spetsiifiline vaimne koorem, et kuidas, kas nagu peaks tasakaalustama seda ema ja isa vahel või äkki me oleme eelarvamuslikud, kui me arvame, et isadel samal ajal kui emadel on tohutu mental load väikeste lastega kodus olles või nende kõrvalt toimetades, et võib-olla me nagu ikkagi oleme eksiteel, kui me arvame, et tegelikult meestel ei ole, et seda peaks tasakaalustama, seda peaks veeretama naiselt rohkem mehele või et kuidas sina seda olukorda näed? Ma arvan, et see mental load'i see nimekiri kasvab sellega, mida rohkem ikkagi inimene lapsega koos on. Et minule emana, kui ma rohkem lapsega olen, siis ma lihtsalt näen, et siin olukorras ajas last see asi välja. Järelikult ma pean kui ma lähen külla, ma pean kotti panema talle veel mingeid varuvariante riideid, sest näiteks need talle ei meeldi või mingid toiduvarude kaasa võtmine ja nii edasi. Et see on nagu lapsevanemus on pigem selline katsetamine ja kui mingi asi nagu metsa läheb, siis ma teen endale vaimse märke, et okei, ma pean sinna nimekirja veel mingid asjad juurde lisama, et ma arvan, et kui isad rohkem nagu lapsega 100% ajast koos oleks nii-öelda, et võtavadki pikemaid lõike, siis nad hakkavad nagu ka rohkem selles suunas mõtlema, et see ei tule 2 tunniga päevas, vaid see, et sa peadki näiteks terve päeva hakkama saama ja neid tulekahjusid kustutama ja siis tekib see arusaam, et vau, kui palju asju ma pean meeles pidama. Need on siis nagu sellised lisaasjad, mida meeles pidada, mis tulevad puhtalt kogemusega. Et kellel ajab mis bluus sügelema ja ta selle peale nutma hakkab ja nii edasi. Selge, aga suur aitäh, Ann, väga siis niimoodi avardavate mõtete eest, et me mõtleme edasi. Aitäh.